veidi aega tagasi lähisuhtevägivalla surmaga lõppenud juhtumite uuring, kus siis ka samamoodi oli aastaid kestnud vägivald ja naine tapeti ära ja lähedased kõik teadsid, et eluaeg vägivald oli olnud, aga keegi ei olnud midagi ette võtnud. Et see oli nagu võib-olla selline normaliseeritud. Et ma arvan, et seda ei peaks tegema. No, suhtes olles võib-olla võiks seda kindlasti märkama, et kui on sellised kontrolliilmingud, et kas see on selline ühekordne, et ära mine või ära tee, või see on selline pidev ja süsteemne, et see on kindlasti selline ohumärk. Kas te olete ikka ära arvanud, et miks me sellisest raskest teemast siin praegu enne jõuluaega räägime? Jah, sina, Merli, oskad seda kommenteerida, miks me tahame sellest rääkida enne jõuluaega? Jah, kahjuks on niimoodi, et pühade aeg siis vägivalla intsidendid suurenevad, pere on rohkem koos, tarbitakse rohkem alkoholi ja suurenevad siis just ütleme situatsioonilise vägivalla juhtumid, kus siis ongi alkohol on selline võib-olla päästik vägivallale. Politsei saab rohkem väljakutseid, kuigi ütleme ohvriabi siis töötajad ei tööta pühade aeg, aga ohvriabi siis abiliinile saab ikka helistada. Mulle saab Facebooki kirjutada, et mina saan ka pühade aeg olen abistanud, et suures šokis siis naisi.